Tere veel kord kõigile, et mul on natukene selline imelik tunne võib-olla isegi seda ettekannet teha, sest ma olen tavaliselt harjunud rääkima sellest uurimistööst, mida ma olen teinud. Ja korraldajad väga konkreetselt palusid mul seekord rääkida sellest uurimistööst, mida ma veel teinud ei ole. Nii et ma hakkan teiega jagama neid ideid, mõtteid ja plaane, mis meil siis Tallinna Ülikooli kolleegidega kavas on. Nii et selles mõttes selline ootamatu olukord, aga ma usun, et ehk võib-olla ka tulevikuplaanide avamine võib olla mingil määral informeeriv. Siis kuna ma ei näe slaide, siis ma ilmselt, kas neid slaide ei olegi? Ja, aga seal ei ole slaide, seal on ainult kell, et siis ma... Ja, et ei ole lugu, ma võin rääkida, et võin ka ilma slaidideta rääkida, aga siis pole lugu. Et millest ma mõtlesin rääkida on siis Euroopa Komisjonilt rahastuse saanud uus suur projekt. Kui Laur uhkustas ERC grantiga ja tõesti, Laur, kus sa oled, veel kord palju õnne, et see on ikka nagu selline tõsine koju toomine, et oleme kõik nagu teadlastena selle veel uhked, siis see projekt, mis meil õnnestus koju tuua, on natukene teise maiguga. Ja selles mõttes, et ta ei ole ainult kõrgetasemelisele teadustööle ja konverentsidel käimisele pühendunud, vaid ta siis ka tegelikult sisaldab endas sellist teadustöö võimekuse kasvatamise komponenti. Et meie ülesandeks ei ole siis mitte ainult teadustöö, vaid siis ka kasvatada uut koolkonda, eks ole, viia sisse parimad praktikad, mis kõik puudutab kestliku tuleviku väljakutseid Eestis. Nii et see on 5-aastane projekt, see algas selle aasta jaanuaris, me oleme väga alguses, kuid me oleme siis niimoodi väga hoogsalt selle projektiga käima läinud ja eesti keelde võiks siis öelda, et selle projekti nimi on kestlike tuleviku uuringute projekt. Ja ennem kui keegi jõuab mu käest küsida, et mida ma ikkagi nagu selle kestliku tuleviku all silmas pean ja kas tulevik saab olla mitte kestlik, siis meie oleme nagu põhimõtteliselt ikkagi lähtunud sellest sellisest väga lihtsast definitsioonist, et kui mõelda kestliku tuleviku peale, siis me mõtleme selle peale, et tagada see, et inimesed, kes elavad praegusel hetkel praeguses kohas siin maamunal, et nad saaksid elada võimalikult tervet ja head elu ja et seda tehes me tegelikult garanteerime ja tagame need võimalused ka tulevastele generatsioonidele. Ja see on tegelikult kestliku tuleviku definitsioon minu jaoks väga lihtne. Et me tegelikult ikkagi keskendume nagu inimeste heaolule ja minu meelest kõik need erinevad ja paratamatult on sellega läbi põimunud, eks ole, keskkonna heaolu ja sellest me oleme täna minu meelest kõik need eelnevad ettekanded alates siis erinevatest kliimateaduslikest ettekannetest ja Lauri ettekandega on nagu loonud väga suurepärase tausta selle konkreetse projekti tutvustamiseks, sest kellelgi, ma arvan, ei ole nagu küsimust, miks on seda vaja antud hetkel teha. Nii et ma jõudsin selle juba ära rääkida, teeme teadust kõrgetasemelist, kuid siis ka samal ajal on seal see väga oluline selline nii-öelda lisavõimekuse kasvatamise komponent. Ja me ei olnud veel kursis, kui see taotlus esitati nii-öelda siis Euroopa Akadeemiate teadusnõukoja uue raportiga, mis tuli välja alles mõni kuu tagasi, kus tegelikult siis tuuakse välja sellised 5 põhilist policy või poliitika kujundamise tegevust. Ja kui ma seda raportit lugesin ja ka seda kokkuvõtet vaatasin, siis mulle tundus, et mitmed need tegevused, kuhu me loodame oma projektiga välja jõuda 5 aasta jooksul, lähevad tegelikult ka selles raportis sätestatud eesmärkidega kokku, et alates siis sellest, et tõesti, kas meil on võimalik ümber mõtestada majandusliku kasvu vajadust ja lõpetades sellega, et tegelikult need otsused, mis me teeme, peaksid olema ikkagi teaduspõhised ja nii edasi ja nii edasi. Mida me teeme ja miks me teeme seda võib-olla teistmoodi kui varasemalt on ka Eestis tehtud, siis me kõigepealt keskendume inimestele. Ja Lauri ettekanne oli jälle selles mõttes super hea, et ta siirdeuurijana tõi välja väga selgelt selle, kuidas tegelikult me peame kõiki neid protsesse vaatlema süsteemselt. Meie otsustasime, et me keskendume seal süsteemis sellele
inimtegevusele, inimmõtlemisele, inimeste väärtustele ja hoiakutele. Kui ma ütlen, et me keskendume inimesele, siis loomulikult me ei saa neid vaadelda lahus seisvatena erinevatest kogukondadest, erinevatest organisatsioonidest, eks ole, aga me ikkagi nagu võtame selleks algühikuks peamiselt inimese, selle, mida ta teab, mida ta tunneb, mida ta arvab ja mida ta peab oluliseks ja selle kõige põhjal käitub. Ja siin võiks kohe jälle pareerida ja öelda, et me teame, et näiteks kogu kliimamuutuse ja ka keskkonna nii-öelda kestlikkuse teema puhul tervikuna üksikinimeste käitumine tegelikult on suhteliselt väikese olulisusega kõikide nende süsteemsete ja suuremate protsesside kõrval. Minu vastuargument on see, et inimesel, eriti demokraatlikes riikides, nagu seda on Eesti, kes sellel aastal esmakordselt jõudis siis Economisti demokraatia indeksi edetabelis täisdemokraatiate hulka, neid on kogu maailmas ainult 21 ja uhkelt siis võib ka öelda, et Eesti sellest aastast alates on üks nendest täisdemokraatlike riikide klubist, siiamaani me olime demokraatlik riik, aga siiski väikeste probleemidega. Et demokraatlikes riikides on inimestel väga suur relv ja selleks on nende valimisõigus. Neil on hääletusõigus, neil on võimalik survestada kõige paremal viisil, teha valik selliste poliitiliste erakondade poolt, kes tegelikult on pühendunud süsteemsete keskkonnateadlike ja kliimateadlike otsuste elluviimisele. Ja see on minu argument, miks meil on vaja tegeleda inimesega selles süsteemis, kelle hääle läbi me tegelikult saame ellu kutsuda ja ellu viia suuremaid muutusi. Me keskendume haridusele, sest eestlased on hariduse usku rahvas, sellest on meile juba räägitud ja me kõik seda väga hästi teame, ja meil on ka väga kõrgelt haritud rahvas, mis annab usku selleks, et meil tegelikult on võimalik neid muutusi ka tegelikult või vähemalt mingil viisil loodetavasti läbi erinevate hariduslike sekkumiste ellu viia. Ja tulles tagasi selle inimese komponendi juurde veel kiiresti lisamärkusena, et siin on ka erinevatest ettekannetest läbi käinud ja Laur rõhutas eriti, et me oleme nagu väga keskendunud sellisele tehnoloogia kõikvõimsusele, et tegelikult kõik probleemid, mis meie ees seisavad, lahendab ära tehnoloogia, et me püüame nagu sellele siis pakkuda ka sellist nii-öelda inimesest lähenevat alternatiivi, et mitte kõik võib-olla siin maailmas ei ole lahendatav ära ainult tehnoloogilise innovatsiooni abil. Ja kolmas oluline vaal, mille peal see projekt seisab, on siis fookus meie kallil Eestil. Ja loomulikult taaskord Eesti üksinda ei ole ju saar, mis on muust maailmast eraldatud, et me ikka vaatame seda laiemas rahvusvahelises kontekstis, kuid Eesti on väga huvitav juhtum väga mitmel erineval põhjusel. Et tõesti taaskord see on ainult viidata Lauri eelmisele ettekandele, kus ta ütles, et Eestis on väga kõva potentsiaal tegelikult selliseks positiivseks siirdeks, millest me võib-olla igapäevaselt aru ei saagi. Ja tegelikult on Eesti olnud väga tubli väga paljudes erinevates keskkonna küsimusi puudutavates nähtustes ja kui me vaatame ka näiteks ökoloogilise jalajälje suurust, vaatame õhukvaliteeti, millest meil siin juba hommikul varasemalt Velle rääkis, et tegelikult Eesti on täitsa tubli ka kõikvõimalike erinevate eesmärkide, kliimaeesmärkide täitmisel. Mis aga on kõige selle juures täiesti hämmastav ja sotsiaalteadlastele endiselt suurt huvi pakkuv ja natuke ka segadust tekitav on see, kuivõrd muretult eestlased kogu keskkonnaprobleemidesse ja kliimaprobleemidesse nagu suhtuvad. Et otsisin tänaseks ettekandeks välja mõned sellised hiljutisemad andmed selleks, et ei tekiks tunnet, et võib-olla asjad on justkui muutunud või paremaks läinud, siis kohe võib öelda, et tegelikult mingit muutust tekkinud ei ole. Et siis Eurobaromeetris küsiti eelmise aasta suvel erinevates Euroopa riikides, et milliseid probleeme peaks Euroopa Liit adresseerima prioriteetsete teemadena ja üheks nendeks on keskkond ja kliimamuutus.
ja nagu näha, siis Eesti elanikest pidas seda probleemi oluliseks 11%, mis on nagu 3 korda alla Euroopa Liidu keskmise ja jääb kaugelt maha meie kallitest põhjanaabritest ja paljudest teistest Euroopa riikidest. Ja kui siis vaadata, et mis need prioriteetsed teemad meie kallite kaasmaalaste jaoks on, siis ei ole üllatus, et selleks on julgeolek, sõda Ukrainas, aga ka näiteks irregulaarne immigratsioon ja mitmed muud teemad ning siis see kliimateema tegelikult on tõesti ka nende erinevate prioriteetide nimekirjas ikkagi nagu väga-väga madalal kohal. Ja siit võib edasi liikuda, ma võin neid graafikuid lõputult näidata, et kui mures olete kliimamuutuse pärast, taaskord ei ole mures kliimamuutuse pärast, et tegelikult on ka terve uuring, mis näitab, et ligi 1/3 eestlastest ei usugi kliimamuutust, inimtekkelist kliimamuutust, ei usu ei kliimamuutust ega inimtekkelist kliimamuutust. Või et ka see teema, kuidas mina üldse jõudsin kogu selle keskkonna ja kliimateemade juurde, on tegelikult läbi selle isikliku vastutustunde teema, et kuivõrd nagu sa tunned üldse vastutust selle üle, mis sinu ümber toimub ja konkreetselt tunned ka vastutust kliimamuutuse pärast, siis taaskord tegelikult Eesti on üks neid maid, kus inimesed ei tunne, ei ole mures, aga ei tunne ka vastutust siis sellepärast, et kliimamuutus üleüldse toimib. Ja siit võib edasi minna uudised, mis olid ka mõni aasta tagasi suurelt ERR-i portaalis, mis näitasid seda, et kui me ka vaatame konkreetselt käitumisi, siis me näeme seda, et tegelikult et kuivõrd lähtutakse erinevatest keskkondlikest teguritest oma otsuste ja kaupade ostmisel, siis tegelikult taaskord nagu eestlased on teiste Euroopa riikidega võrreldes kõige vähem nagu hoolivad sellest küsimusest, kui ostmiseks läheb. Nii et kuhu ma püüan sellega jõuda, on see, et tegelikult meil on probleem, ma arvan, õigustatud probleem selles osas, et miks me näeme selliseid pilte, nagu me näeme. Et kas see on vähene teadlikkus? Kui see ei ole vähene teadlikkus, siis kust tuleb see hoolimatus? Kui see ei ole hoolimatus, siis miks hoolitakse mingitest teistest asjadest rohkem? Ja need on kõik need erinevad sotsiaalteaduslikud teemad, mida me siis püüamegi tegelikult oma selle projekti käigus hakata vaikselt lahti harutama. Et minu isiklik huvi on loomulikult seotud, siis ongi rohkem seotud selliste nii-öelda individuaalsete omaduste ja käitumistega kogu selles kestlikkuse siirdeprotsessis ja teen siis seda uurimistööd koos Grete Arroga, kes on Eestis hästi tuntud keskkonna sotsiaalteadlane. Ja me püüamegi tegelikult nagu aru saada, et kust siis need hoiakud, väärtused, suhtumised tegelikult ikkagi tulevad ja ideaalis võiks mõelda, et kas on ka midagi võimalik selles osas justkui nagu ette võtta ja et tegelikult kuidas nagu tekib inimestel agentsus, kuidas tekib see isiklik vastutustunne oma tegevuse tagajärgede eest ja see ei ole ainult mitte keskkond, vaid see on ka tegelikult ka ümbritsev sotsiaalne keskkond, inimesed meie ümber, et see on nagu üks selline suur uurimisteema, millega tahaks selle projekti käigus tegutseda. Siis muidugi ei saa me mööda, kuna ikkagi on tegemist süsteemsete protsessidega, siis ei saa mööda sellistest nii-öelda poliitilise kommunikatsiooni ja hoiakute teemadest, et siis Mari-Liis Jakobson ja Leif Kalev vaatavad nii-öelda ühelt poolt poliitika kujundamist ja seda, kuidas Euroopa Liidu erinevad direktiivid sellele mõju avaldavad, kuid siis ka täpselt, milline tegelikult on nende poliitiliste sõnumite mõju nendele samadele hoiakute ja väärtuste ja käitumiste kujunemisele. Jaanus on meil täna siin juba kõnet pidanud, aga koos Katrin Männiku ja Terje Väljatagaga siis nemad võtavad ette sellised nii-öelda organisatsiooni tasandi ja ökosüsteemide tasandi. Tallinna Ülikool saab olema üks sellistest katselaboritest nende protsesside uurimiseks. Ja viimane rühm uurijaid on siis inimgeograaf Tarmo Pikner koos Kai Pata ja Terje Väljatagaga püüavad siis sellist maa, linna ja kogukonna probleeme uurida selles, et kuidas siis tegelikult need kogukonnad võimestavad või takistavad erinevate kestlike praktikate rakendamist ja elluviimist ja milline tegelikult Eesti puhul võiks ka olla see maa ja linna erisus.
Ja nagu ma siis lubasin, me võtame ette ka terve rea erinevaid võimestavaid tegevusi, nii et loodan, et jääte uudiste ootele ning võib-olla ma kasutaks ka seda võimalust veel praegusel hetkel ütlemaks seda, et me oleme veel kuni 16. aprillini värbamas enda projekti juurde 3 järeldoktoranti ja 4 doktoranti. Nii et kui keegi teab kedagi, kes võiks olla huvitatud nendel teemadel töötamast, siis leiate selle info erinevatest sotsiaalmeediakanalitest. Nii et ma tänan selle lahke võimaluse eest rääkida asjadest, mida ma veel ei ole teinud, mida meie ei ole veel teinud, aga mida me loodame teha. Ja on lootust, et ehk siis mõnel järgmisel korral on võimalik teiega jagada ka juba konkreetsemaid uurimistulemusi. Suur tänu! Aitäh! Meil on aega küsimusteks aruteluks. Ja aitäh huvitava ettekande eest ja kindlasti ääretult vajalik projekt. Ma kohe olen väga põnevil, mis sellest kõigest välja tuleb. Mind huvitas natukene või isegi ei üllatanud, aga hea oli näha välja tooduna see, et kuidas on muutunud või milline on praegu nagu Eesti inimese arusaamine keskkonnast, vastutustest ja sellest poolest, et kas te oskate nagu mõelda, et kuidas ta ajas muutunud on, et kui ma mõtlen tagasi sellesse aega, kui meil põhiseadus tehti, mis on ääretult progressiivne, kui mõtta seda aega, kus meil oli Keskkonnainspektsioon, oli ministeeriumiste alt välja toodud, kui minna veel varasemasse aega, siis me oleme olnud ju tegelikult, vähemalt näib, et me oleme olnud hoopis teissugused. Et kas kuidagi teil sellist ajaskaalat ka tuleb juurde, et kust see muutus on tekkinud? Ja, et see on väga hea küsimus ja ma ei vastakski sellele kohe praegu, aga see on tegelikult see, mis mind ka nagu ajendas mingit pidi kogu seda projekti algatama ja üheks selliseks suureks ideeks, mis mul ongi tekitada olemasolevatest andmetest erinevad ajateljed, et täpselt sellele, see on nii õige küsimus, sest mind on see vaevanud ja need andmed on laiali, ma olen ikkagi päeva lõpus sotsiaalteadlane, kes armastab andmetega töötada ja meil tegelikult on väga palju erinevaid sotsiaalteaduslikke küsitlusi läbi viidud ka 90ndate algusest, eks ole, isegi võib-olla juba 80ndatest aastatest, aga nad on viidud läbi erineva metoodikaga, on küsitud erinevaid asju. Nii et ühesõnaga üks selline suur idee oleks selles, et selle projekti lõpuks oleks tegelikult selline nagu dashboard inglise keeles, kus oleks võimalik näha nende erinevate keskkonnateadlike, on see teadmiste, hoiakute, väärtuste ja käitumiste muutust standardiseeritud kujul läbi aja, et me saaksime seda siduda nende oluliste murranguliste sündmustega Eestis, et mõista tegelikult täpselt seda, et kuidas me oleme jõudnud siia, kus me praegu oleme, et kui meil on tegelikult nagu PISA testide järgi nagu kõige targemad lapsed maailmas, et kuidas on see ikkagi nagu võimalik, et need teemad tegelikult või see ei kõneta või ei pane inimesi mõtlema selle üle, milline on homne päev. Nii et suurepärane küsimus ja loodan, et saame vastuse ehk juba paari aasta pärast. Ja, palun. Tagapool. Hea akadeemik Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liit. Mul on niisugune natuke torkiv küsimus. Eks me eeldame, et see, et keskkonnateadlikkus on madal või me hoolime keskkonnast nii vähe, on halb. Äkki just vastupidi. Te tõite selle välja PISA-testide järgi. Meil on kõige puhtam atmosfääri õhk, eks ju. Meil on metsa kõige rohkem, eks ju. Meil on puhas vesi. Et äkki on ikkagi see tingitud sellest, et kui kõik on hästi, niivõrd kuivõrd, eks ju, siis me ei teki kedagi sellest. Miks ma seda küsin? Sest ma olen 20 aastat tegelenud energeetikaga. Meil on peakontor Brüsselis, üks suurimaid nii-öelda kontoreid, kes tegeleb energeetikaga. Meil on hästi palju teadlastega koostööd, nii Euroopa kui ka maailma teadlastega. Ja inimloomuse muutmine on, ütleme peaaegu, et võimatu. Eks niivõrd kuivõrd. Et tegelikult on küsimus see, et äkki ei ole see halb, äkki on selles hoopis teised põhjused, miks me nii-öelda muretseme keskkonna pärast vähem. Absoluutselt jällegi väga hea küsimus, suur tänu, olen selle üle palju mõelnud ja ma ei tahakski
siin minna seda teed, et rääkida, mis on hea või halb, aga ma tahaksin rääkida kestlikust tulevikust. Ja kui me vaatame kõiki neid näitajaid, tõepoolest, eks ole, praegusel hetkel õhusaastega on päris head lood, et meie ökoloogiline jalajälg ei ole veel nii hävitav Eestis, kui ta paljudes teistes Euroopa riikides on, aga me oleme piiri peal. Ma arvan, et kõik need ettekanded, mis lõid pinnase selleks tänaseks minu ettekandeks, näitavad veenvalt seda, et kõik need erinevad keskkonna seisundid, on see vesi, on see maa, liigirikkus, need ei lähe paremaks, eks ole, et see Läänemere seisund on drastiliselt halvenenud. Jaanus näitas seda, kuidas, eks ole, ühtegi veekogu pole enam päris puhast ja kuidas meil ka liigirikkus, eks ole, kaob ja tumeelurikkus võtab pinda, nii et ma ütleksin, et me oleme selle eestlastena, selle minu hinnangul, ja taaskord ma olen sotsiaalteadlane ja mitte keskkonna ega kliimateadlane, aga nende andmete põhjal ma ütleks, et me oleme nagu selle tipping point'i, me oleme nagu selle kaljuserva peal, me oleme veel nagu kaljuserva peal, et meil justkui on asjad hästi, aga kui see muretus jätkub ja jätkub see arusaam, et need teemad ei ole olulised, siis on see üle kaljuserva kukkumine väga lihtne tulema ja ma arvan, et see kukkumine saab olema suhteliselt valus, nii et mis mulle tundub praegusel hetkel on see, et püüda 10 küünega sellest kohast kinni hoida, mis meil praegusel hetkel kogu selles olukorras on. Ja selleks ikkagi minu nägemuse järgi peab kasvama inimeste teadlikkus, et nad saaksid just nimelt läbi selliste kodanikuliikumiste, läbi valimiste ikkagi survestada inimesi, kelle me oleme valinud oma riiki juhtima, neid keskkonna- ja kliimateadlikumaid süsteemseid otsuseid tegema. Aitäh veel kord Anule